Tere tulemast meestele Testi rubriiki. Meil on täna testimiseks Tesla Model 3 Performance, millel all 20-tollised Uber, turbiin, veljed ja peale selle on siis auto tehtud siin väikse kaitsekilega üle, sest alla poolt on meile see auto täna loovutatud, suur aitäh selle eest. Ja vaatame siis, kuidas antud auto sõidab, vaatame, mis on asjad, mis võiks meile meeldida, mis ei meeldi nii väga ja proovime, kuidas see vägagi särtsakate kilovattidega auto edasi ka täna sellises lihtsas Eesti liikluses käib ja kuidas ta siia sobib. No nii, Tesla Model 3 Performance 2 mootoriga ja vaatame, kuidas see sõidupool siin on praegu sõitma hakates kohe. Ei tea, kas kaamera annab edasi, aga on niisugune kerge kuma nii-öelda tee poolt, et see tee poolt saame müra mõttes natukene tagasisidet küll, aga ta väiksemad mõõtu auto ka. Gaas iseenesest tegelikult, kui isegi pole enne sõitnud selle autoga, üsna lihtsalt leiab selle tunnetuse üles, et tegelikult niisugune väga käepärane auto, kui istme saad paika, siis ei saa nagu öelda, et oleks raske siin nagu leida seda istumisasendit või gaasitunnetust, ei ole liiga tundlik see gaas, nagu mõne autoga näiteks ongi lihtsalt see, et sa põhimõtteliselt korra puudutad ja pidur samamoodi on liiga ülitundlik, et sihuke tegelikult täitsa mõnus see pool. Ja vaatame nüüd, kui me siin natukenegi sihukese suurema tee peale saame, kohe maanteele jõuame, siis saab seda Performance'i poolt ka vaadata. Ta on siis 4 veoga auto, kuna mõlemad mootorid, siis üks ees ja teine taga, liigutavad rattaid 2 ja 2 ja koostöös siis need kilovatid ja see jõud siia tuleb. Päris mõnusa stardikiirendusega, 3,2 sekundit on ametlikult 0-100 selle auto kiirendus siis ja väga fun minek. Ei ole siuke järsk lõhkuv minek, vaid siuke mõnusalt tõmbab sind kaasa ja väga ühtlane, nii et saan hästi aru, miks ma olen nagu linnapildis näinud neid Tesla autosid iga kord joonelt startimas, nii nagu tegu oleks võidusõiduga, et see emotsioon on arusaadav. Saan aru, miks seda tehakse, väga lahe. Nii, ja 3 huvitavat fakti siis selle Tesla Model 3 Performance'i kohta. Esiteks, nõudlus antud auto vastu, kui ta alguses välja tuli, oli päris tohutu. Nimelt esimese nädalaga oli broneeritud siis ette 325 000 autot üle maailma, siis peamiselt vist USA turg küll esimesena avanes, aga märkimisväärne number ja täna neid ka tegelikult elektriautodest Eestis ju siin pildis on päris palju. Teiseks on see kiirendus 3,2 sekundit orienteeruvalt 0-100, 4-veolisena väga muljet avaldav, saab narritada siin ja saan aru, miks ka narritatakse siin neid erinevaid sportautosid. Olen isegi siin kas nüüd häbisse jäänud, aga ütleme niimoodi, et ütleme nii, et selle autoga saab päris paljudele autodele silmad ette teha kohalt kiirenduses kohe kindlasti. Ja kolmandaks ongi siis samamoodi see vääne 660 Newtonit, mis on siis koheselt siin saadaval ilma igasuguste käikudeta, nagu sul on Densu või diiselmootoritel. See on täitsa kihvt. Jah, sellised 3 asja, mis nagu peamiselt silma torkavad. Võib-olla, mis tasub mainimist, on see, et see gaasitunnetus ja see gaasi lahti laskmine on nüüd väga erinevad sellest, mis on tavalisel sissepõlemismootoriga sõidukil. Ja nüüd maanteele jõudes ilusti niiski asfaldiga, kus juures tunned, et veojõukontroll sekkub tegelikult isegi 4-veolise sõiduki puhul, kui juba veerem on saanud. Klassikalise muusika kontserte oleks siin natukene raske kuulata, sellepärast et rehvi müra natukene tuleb küll tugevamalt sisse, aga ma arvan, et inimene, keda see ei huvita või kui kuulad näiteks ka natukene rajumat muusikat, siis
ei tohi siin kiirusega üle nüüd pingutada, aga tõesti see vahetu minek on väga võimas, nii et auto see suhteliselt kerge kaalumoment ja see rool isegi, ütleme seda võimsust on isegi rohkem, kui võib-olla see rool tahaks vastu võtta. Ma nagu esimese hooga tunnen, aga ta on jah, üllatavalt lihtne auto juhtida. Nii, aga räägime siis eestlase lemmikteemast, automaksust. Tesla Model 3 Performance'il konkreetselt sellel autol siis numbrid järgmised 46 eurot aastamaks ja registreerimine 150, kui peaks selle auto nüüd väljast tooma või siis Eestis esmakordselt ümber registreerima. Nii et suhteliselt madalad summad võrreldes siin bensu- ja diiselmootorite ja kõige muuga, mis kilovatte ja ka kaalu omavad, eks ole, registreerimistasu juures see kaal mängib rolli. Mis nüüd väiksematel teedel sõites nii-öelda silma jääb või kuidas see auto käitub iseenesest väga siuke ettearvatavalt ja samas tänu 4G-veole nagu täitsa mõnusalt täna siuke kergelt niiski asfalt hoiab ilusti kinni üsna täpse rooliga madalamatel kiirustel, vähemalt maanteel natukene tundus, et kohati läheb ujuma, aga tegu ei ole sportautoga, et kuigi kilovatid ja kiirendus sellele vastavad on. Nii, vaatame, kuidas siin tagaistme ruumiga on ja mina, kes ma olen umbes 1,80 m pikk, ma mahun siia ära. Praegu on täpselt see esiiste siis minu nii-öelda juhtimispositsioonis ja ma väga ei lösutanud, seal oli siuke kerge tavaline klassikaline 90 kraadi nurk, nagu autokool õpetab, nii et puhtad viied juhi istmelt, aga jah, tagaruumikusega on tõesti niimoodi, et siin ei pea eesistuja kallistamiseks ei pea nagu ette liigutama ennast, aga samas ta on kuidagi nagu pearuum on olemas, see mingisugune 5 senti, et mingi lühema distantsi saab siin kindlasti sõidetud. Jalgatasend on natuke kõrge akude tõttu, aga jah, ta on siuke futuristlik place, kus olla. Kasutatakse ju neid Tesla Model 3-sid ka teadupärast siin paljudes riikides transferide autodes ja nendes ongi see küsimus, et kas see ruumikus on piisav, aga kindlasti ta teatud olukordades enda funktsiooni täidab ära ja kui 100 kilomeetreid siin ei pea veetma, siis on ju hästi. Aga muidu see panoraamkatuse osa, mis meil siin on mingi väike nagi võimekus, see võtaks muidugi veel täiendavalt ruumi ära, kui siia midagi rippuma panna, aga seda ei pea tegema siis, kui ise siin taga istuda. Et ta on niisugune koht, kus jah, ütleme lühema kannatab ära ja kauem ma siin istuma praegu ka ei hakka, nii et lähme ette ära. Esiiste siin Tesla Model 3-s, et selle auto isegi ütleks, et üks suur pluss ongi tegelikult see, et minu jaoks, kes ma olen 1,80 m, on see mugava istumisasendi leidmine siin väga lihtne, et käetoelt sa ulatad üsna ilusti roolile ja kõrvalt see juhi ukse piit, siis nii-öelda alumine käetoe piit, siis on samamoodi, et siuke väikse liikumisega, ta ei ole kitsas, aga samal ajal saab käsi toetada pikal sõidul. Oleks nüüd see olukord sõites ka tiba vaiksem, siis see pikaajaliselt oleks asendina tegelikult suhteliselt ideaalne, vähemalt minu pikkuse juures, eks ju, kui nüüd iste lasta oluliselt tahapoole, siis jälle keskmine see kahe ukse vaheline piit, eks ju, kaotab selle mugavuse ära, nii et lühemale inimesele kindlasti parem. Suur juhtekraan, eks ju, nagu kõikidest Tesladest on ja kena siuke heledama tooniga puit. Et kui need materjalid siin läbi katsuda, palju see meile infot annab, eks ju, plastik ikka mõne koha pealt klõbiseb, rool ise
sihuke kummine ja tegelikult suuremad Tesla mudelid ju müra mõttes vaiksemad. See kõige pisem mudel siis neist oli natuke lärmakas, aga kui ei ole seda kõrva, paljudel inimestel on tegelikult täiesti ükskõik sellest müra tasemest autos, siis on täitsa lahe väike ja väga energiline auto, kui voolu on piisavalt sees, millega ringi sõita, nii et tasub ära proovida. Aeg teha kokkuvõte sellest Tesla Model 3 Performance sõidukist. Vaataks üle 3 asja, mis meeldisid auto juures, 3, mis ei meeldinud ja kellele see auto võiks siis üldiselt ka sobida. Alustan kohe viimasest. Ta võiks väga hästi sobida pere teiseks autoks. Miks ka mitte pere esimeseks, kui töölkäigud on näiteks linnapiirkonnas või mitte väga kaugel linnast. Ja samamoodi, kui ei pea kogu aeg väga suurt pere vedama, sellepärast et eks ta on ruumikuselt täpselt nagu selle klassi autole kohane. On 3 plussi selle auto juures. Esimene neist on kindlasti kiirendus, mis me siin saladust teeme, eks ju, võtab näo naerul iga kord, kui gaasi põhja vajutad. Teine pluss on kindlasti see, et väga lihtne leida enda see istumisasend ja see rooli gaasitunnetus ülesse, kui ei ole ka selle autoga enne sõitnud. Ja kolmandaks, Tesladest on ta väidetavalt kõige vastupidavam, nii et see on alati pluss, kui autoga probleeme vähe esineb. 3 miinust selle auto juures. Esimene ja vägagi tugev miinus on paraku rehvimüra. Ja keda häirib, keda mitte. Ise olen sihuke tundliku kõrvaga kodanik, aga samal ajal kui lühemaid linna otsasid siin sõita ja neid kilovatte kasutada, siis fun on ta ikka. Aga lihtsalt pikemal sõidul ennast jääb see rehvimüra häirima. Teine asi, mis võib-olla nii väga ei meeldi, on siis tagaistuja. See istumisruum on ikkagi suhteliselt vähene, kui võrrelda ka siin näiteks Saksa rivaalidega. Ja kolmas asi, mis isiklikult mind natukene jääb häirima, on see, et suuremal kiirusel kohati nagu rool hakkab otsima teed, et ei saagi aru, kas see on nüüd väljest või siis see ongi see rooli enda ülekanne. Aga need ei ole jälle sellised miinused, et nüüd Tesla mehed peaksid kohe hukka mõistma mind ja saan väga hästi aru, mis selle auto plussidest on see, miks alati kõik naeratava näoga eest ära kihutavad foori taga, nii et ärge võtke seda kuidagi isiklikult. Ma arvan, et jah, jätame selle auto täna siia, aitäh Stallale, kes selle auto meile proovimiseks andis ja kohtume juba järgmises Meestelehest testib rubriigis.